Iraan tegi saatusliku vea, kui muutis Hormuzi väinas tekkinud kriisi otseseks rünnakuks 3 USA-ga seotud baasile ja rajatisele Lähis-Idas. Kolmapäeval, 10. juunil 2026 teatas Iraani revolutsiooni kaardivägi, et on tulistanud rakette ja droone Ameerika positsioonide pihta Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis. Pärast seda, kui Trump andis loa rünnakuteks Iraani sihtmärkide vastu Hormuzi väina lähedal, püüab vasakpoolne leer kujutada Teherani reaktsiooni jõudemonstratsioonina, kuid tegelikult paljastab see hoopis midagi muud. Iraani režiim tundis survet, reageeris impulsiivselt ja paistab nüüd olevat see pool, kes suurendas eskalatsiooni maailma suurima sõjalise jõu vastu. Kui raketid peeti kinni, kui sireenid kõlasid Pärsia lahes ja kui revolutsiooniline kaardivägi püüdis vastulööki propagandaks muuta, siis just sel hetkel pöördub lõks Iraani enda vastu. Režiim ründas ja näitas üles nõrkust, püüdis hirmutada, kuid andis Trumpile võimaluse piiranguid veelgi karmistada. Mida Iraan saavutas rünnates Ameerika baase? Miks Trump ei langenud paanika provokatsiooni lõksu? Kuidas võib see kättemaks Teherani jaoks veelgi suuremaks probleemiks kujuneda? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kriis sai alguse pärast helikopteri allakukkumist APA. Ameerika Ühendriikide Hormuzi väina lähedal Trump omistas selle juhtumi Iraanile ja kinnitas, et mõlemad sõjaväelased on terved. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et meeskond päästeti pärast seda, kui helikopter kukkus merre operatsiooni käigus, milles osales mehitamata laev. See detail on oluline, sest see võtab Teheranilt võimaluse rääkida Ameerika Ühendriikide alandamisest. Iraan ei murdnud Ameerika Ühendriikide moraali. Režiim tekitas kriisi, nägi, kuidas sõjaväelased päästeti elusalt ja avas tee otsesele vastusele omaenda sõjalise struktuuri vastu piirkonnas. Ameerika vastus avas Iraani sihtmärke, mis olid seotud õhutõrje, maapealse juhtimise ja Hormuzi väina lähedal asuvate jälgimisradaritega. Eesmärk oli vähendada Iraani võimet ohustada Ameerika vägesid, lennukeid ja mereteid ühes maailma kõige tundlikumas piirkonnas. Donald Trump andis loa jõulisele tegevusele, kuid ei müünud seda kui täielikku sõda või etendust. See erinevus on otsustava tähtsusega. Donald Trump tegutses heidutuse loogika järgi. Löödi sinna, kus see kõige rohkem haiget teeb. Piirati tegevust, hoiti poliitilist kontrolli ja lasti vaenlasel võtta järgmise eskalatsiooni risk. Revolutsiooniline kaardivägi vastas, öeldes, et nad ründasid 3 rindel – Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis. Bahreinis on sümboolne sihtmärk veelgi olulisem, sest selles riigis asub Ameerika Ühendriikide mereväe 5. laevastiku peakorter selles piirkonnas. Jordaanias väitis Iraan, et sihtmärgiks oli Al-Ashaki baas, sealhulgas F-35 hävitajate angaarid ja juhtimiskeskus. Kuveidis teatasid kohalikud kaitsejõud vaenulike õhusihtmärkide tõrjumisest. Juba sihtmärkide valik ise näitab, et Teheran soovis saata piirkondliku sõnumi, kuid see näitab ka riski suurust, mille nad endale võtsid. Bahrein, sümboolne sihtmärk. Ameerika Ühendriikide baas Bahreinis, Jordaania baas, sümboolne sihtmärk. Bahreini sihtmärgid olid sümboolsed, nagu öeldi, võeti vastutus. Bahrein, 5. laevastiku peakorter, kõige sümboolsem sihtmärk, lisaks rahvuslikud õhusihtmärgid. See, et Teheran valis sümboolsed sihtmärgid, on veelgi piirkondlikum, kuid peakorter oli kõige sümboolsem ja Teherani sõnum oli tugev sümboolne hoiatus vaenlastele. Peakorter ise oli sümboolne sihtmärk. Ameerika Ühendriikide peakorter oli sümboolne sihtmärk selles piirkonnas. Bahreini sümboolne peakorter väideti, et sihiks olid vaenulikud õhusihtmärgid. Jordaania teatas, et tulistas alla 5 Iraanist välja lastud raketi, mis olid suunatud Al-Ashaki vastu ning rusud kukkusid alla ilma vigastuste või kahjudeta. See osa muudab narratiivi kaalu. Iraan püüdis mõju maha müüa, kuid kaitsev vastus näitas, et piirkond oli valmis. Kui suureks kuulutatud rünnak lõpeb tõrjete, kaitseavalduste ja kinnitatud Ameerika ohvrite puudumisega, kaotab jõupropaganda hoogu. Iraan püüab rääkida võitjana, kuid käitub nagu keegi, kes on ümber piiratud. Välisminister Abbas Araghchi avaldas, et ükski ähvardus ega rünnak ei jää vastuseta ning käskis välisjõududel piirkonnast lahkuda. See lause oli mõeldud tugevana kõlama, kuid paljastab ka ebamugavust.
Kui Ameerika kohalolek oleks ebaoluline, ei peaks Teheran nii palju rõhutama, et nad lahkuksid. Seetõttu oli kättemaksuga kaasas tugev ähvardus. Iraan ei ole rahulik. Iraan reageerib, sest ta on kaotanud mõjuvõimu. Trump pööras olukorra pea peale just seetõttu, et ta ei leppinud sellega. Ta ei käitunud nii, nagu meedia ootas. Ameerika rünnakud Iraani radarite, õhutõrje ja juhtimispunktide vastu olid juba sõjalise sõnumi edastanud. Ülejäänu oli kuvandi kujundamine. Kui Trump ei paista paanikas olevat, kaotab vastane osa sellest psühholoogilisest mõjust, mida ta otsis. Teheran tulistas rakette, et näida suuremana, kui ta tegelikult on, kuid kohtas aktiivset kaitset ja presidenti, kes ei kiirustanud oma vaenlastele tasuta draamat pakkuma. Piirkond oli juba enne seda vooru pingeline. Bahrein, Kuveit ja Jordaania ei soovi muutuda sõjatandriks, mille Iraani režiim provotseerib oma sisemise narratiivi päästmiseks. Kui raketid ületavad nende riikide taeva, peavad kohalikud valitsused käivitama kaitsemeetmed, kaitsma tsiviilisikuid ja reageerima julgeolekusurvele. Iraan püüab väita, et siib ainult Ameerika Ühendriike, kuid lükkab riski kogu piirkonnale. See ongi vastuolu. Teheran räägib suveräänsusest, kuid tulistab rakette teiste riikide õhuruumi. Räägib diplomaatias, kuid kasutab droone ja rakette poliitilise keelena. Räägib regionaalsest julgeolekust, kuid sunnib oma naabreid varjenditesse ja kaitsesüsteemide juurde jooksma. Al-Azraqi baas Jordaanias tõusis esile, sest Iraan väitis, et sihtis F-35 angaarid ja juhtimiskeskust. Isegi ilma kinnitusteta, olenemata nende sihtmärkide kahjust, näitab juba teatevalik propagandistlikku kavatsust. Teheran teab, et viide moodsatele hävitajatele ja sõjaväe juhtimiskeskusele jõuab pealkirjadesse. Aga ta teab ka, et nii toimides võtab ta avalikult vastutuse Ameerika strateegiliste varade vastu suunatud tegevuse eest. Kui eesmärk oli Trumpi hirmutada, võib tulemus olla vastupidine. Bahreinis on sümboolse tähendusega 5. laevastik. Ameerika mereväe kohalolek seal toetab operatsioone Pärsia lahes, Punases meres, Araabia meres ja lähedal asuvatel mereteedel. Selle piirkonna ründamine tähendab Ameerika merelise kohaloleku tuumaründamist. Iraan teab seda, seetõttu valis ta selle sihtmärgi, kuid sümboli valimine ei tähenda veel sümboli võitmist. Kui kaitsesüsteemid tõrjuvad rünnakud ja otsustava kahju kohta kinnitust ei ole, toetub Iraani narratiiv rohkem avaldusele kui tegelikule tulemusele. Režiim karjus valjult, sest tal oli vaja pärast Hormusi lähedal sihtmärkide pihtasaamist tugevana näida. Kuveidis tugevdas vaenulike õhusihtmärkide tõrjumine ettevalmistatud piirkondliku võrgustiku mainet. See aitab ka Trumpi. Ameerika Ühendriikide jõupoliitika ei sõltu ainult üksikust rünnakust. See sõltub liitlastest, baasidest, kaitsesüsteemidest, mereväe kohalolekust ja reageerimisvõimest. Piirkond nägi, et oht ei pääse vabalt läbi. Nad nägid, et on olemas reaktsioon. Nad nägid, et on olemas hind. Iraani ajalugu aitab mõista, miks see rünnak oli viga. Revolutsiooniline kaardivägi on alati tegutsenud kaudse surve, relvarühmituste, asendusjõudude ja mereohtudega. Režiim eelistab tegutseda hallis tsoonis, lükates liitlasi ja relvastatud rühmitusi ette, et hoida ametlikult otsesest sõjast eemale. Seekord, kui rünnati Ameerika baase 3 riigis, astus Teheran hallist tsoonist välja ja pani oma allkirja kriisi keskmesse. See allkiri võib sisemaisele propagandale mõneks tunniks meeldida, kuid hiljem tuleb selle eest maksta hinda. Mida rohkem režiim võtab vastutuse enda peale, seda raskem on vastutust eitada, kui olukord peaks eskaleeruma. Paralleel teiste kriisidega näitab, kuidas survestatud režiimid kipuvad eksima, kui nad ajavad provokatsiooni ja jõu segamini. Venemaa üritas muuta. Sõjaline surve muutus pidevaks hirmutamiseks Ukraina vastu ja see sundis Euroopas suurendama kaitsekulutusi ning tugevdama sõjalist ühtsust. Hiina kasutab survet Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kuid iga agressiivne samm kiirendab tema ümber piiravate liitude tekkimist. Kui Teheran tulistab Ameerika baaside pihta ja räägib otsustavast vastusest, on ka tema piirkondlikud liitlased surve all. See jätab režiimi kahekordselt haavatavasse olukorda. Ta peab näitama jõudu oma kodusele toetajaskonnale, kuid samas vältima sõda, mis võiks hävitada veelgi rohkem sõjalisi struktuure. Trump mõistab seda vastuolu ja tegutseb selle põhjal jõhkralt.
mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.